Tähelepanu. Tegemist on Šaakalite podcastiga. It was non-scripted. See oli päriselt non-scripted. Oli küll, jah. Kuule, kas meil tõesti ongi see sünergia paigas, nagu siin kuulajad meile kirjutasid pärast esimest episoodi, et mis need tagasisided olid, kuidas need täpselt sõnastused? Hea oli kuulata, jutt sujus. Jah, aga ma olen küsin ja siis ei lase vastata sul. Ma olen kõige halvem inimene, kes midagi peab tsiteerima, sest mul jäävad mega halvasti need asjad. Ma võin sul umbkaudselt öelda, aga ühesõnaga, et väga mõnus kuulata, et see, kes meile siis kirjutas, on podcastide osas üsna nõudlik. Igat podcasti tema juba ei kuula, aga meie omad jäi huviga kuulama. Oli põnev kuulata eriti neid kirju. Ma lihtsalt jäin mõtlema, et kui sa oleks ajalooõpetaja, sa siin ilmselt ei saaks nagu tööd, aga nagu Venemaal saaksid kindlasti nagu ajalooõpetajana tööd, kui sul faktid nagu väga hästi meeles ei püsi. Auts. Aga jaa, kirjadest ja voiceidest rääkides, tere tulemast, meil on teine episood käima läinud, mida me salvestame teist korda, sest me esimest korda unustasime salvestama panna. Miks sa exposid meid? Inimesed tahavad teada, mis päriselt toimub. Mina tahaks ka teada. Sellepärast me siin sellepärast me tundumegi, nagu ma juba 2 tundi rääkinud, sest me oleme soojaks rääkinud ennast, aga rookie mistakes tuleb ikka sisse. Jah, alguses teeme kohe ära, siis on hiljem vähem valus samad vead. Aga ühesõnaga, mida ma tahtsin öelda, on see, et suur aitäh teile kõigile, kes te saatsite meile kirju, saatsite oma lugusid, voice, me unustasime teid eelmine episood tänada, sest me olime liiga üle ja aitäh nendele inimestele, kes suunasid tähelepanu sellele, et ma nihelen, nagu mul oleks sipelgatüksis. Ma tõesti nihelesin, ma ise märkasin ka, et ei oleks pidanud seda üle mainima. Kõik mu sõbrad. Aga jah. Aga ma proovin seekord mitte niheleda. Jah, ma olin lihtsalt ka excited, nagu see eelmine kord oli tore ja ma olen siuke nagu, ma ei tea, kuidas öeldakse, žestikulaarne inimene või? Jutt jooksis meeletu kiirusega, aga tõesti, mina omalt poolt suured tänud pean ja tahan öelda edasi siis kõikidele, kes eelmist saadet aitasid luua ja teha oma vürtsikate juttudega, sest saime ka väga palju tagasisidet nende kirjade kohta, et oli väga muhe kuulamine, tahaks veel rohkem kuulata inimeste äpardusi, juhtumisi, nii et pange need kõik julgelt teele ja meieni on ka jõudnud toredaid kirju ja voice meie kuulajate poolt ning sellega seoses on meil teile ka väga häid uudiseid. Täpselt nii see on. No kui me siin flirtisime esimene episood selle mõttega, et meil võiks olla ka sponsor ja ka tegelikult naersime, et me ei ole ju tegelikult ühtegi episoodi väljagi andnud, 2 minutit salvestanud ja juba nõuame sponsoreid ja me tegelikult saime ka. Nagu me esimene episood ütlesime, et meil on head suhted, me saame, kui me tahame ja me saime. Lumiorav on meie ametlik sponsor nüüd, aplaus. Ma ei tea, kas siin on mingit aplausi efekti ju? Meeletud efektid. No. Ma ei oska. Ei, ärme hakka. Aga ühesõnaga, Lumiorav, Ja Lumiorav, Lumioravaga lood siis sellise, et kuule, me peame salvestama mingisuguse kõlli Lumiorav. Ja siis paneme siia nupu alla selle, vaata, iga kord, kui tahad, siis lased Lumiorav. Lumiorav magneesiumiga vesi, mida iga inimene, täiskasvanud, vastutustundlik inimene peaks jooma vähemalt 2 purki või 90%. Tegemist ei ole alkoholireklaamiga, millest sa räägid? Peate jooma, see on teile hea, see on teie lihastele head. Ei, no selles mõttes tasub esmatarbijana piirduda ühe ühikuga päevas. Aga samas ülejuues keha lihtsalt väljutab üleliigse, nii et sa ei saa... Sellepärast ma hoiatangi.
see on kõikide vitamiinidega, nii et kui seda saab korraga liiga palju, siis Samas, tuleb sama libedalt välja, kui sisse läks. Mul tuli meelde meie kallis kolleeg, kes sai ka vetsus käia, kui meile see lumiorav raadiosi jõudis, sest talle väga maitses. No see asi oli lihtsalt selles tema puhul, et talle meeldivadki tasuta asjad. Ta võttis nagu, ta arvas, et see on ühekordne diil, vaata, ta võttis kohe tervitused müügiosakonda. Esimesel päeval maksimumi. Aga mis me avastasime selle lumiorava puhul veel on see, et näiteks see imekaunis laimi lumiorav sisaldab 0 kilokalorit, nii et joo enda lõbuks ja ei peagi välja tiiru jooksma minema. Võrreldes nagu nende... See eelmine episood ka, kui me ei salvestanud, vaata, siis me rääkisime ka palju see sisaldus on. Et selles pudelis, pindises pudelis on siis sama palju magneesiumit kui 2 purgis. Jah. Ja... Ei, natuke rohkem, aga jah. Uskumatu... Ei mäleta enam. Natukene rohkem on seal, jah. Aga uskumatu mõelda selle peale, et see maitseb nagu jooks mingisugust mõnusat limonaadi tegelikult. Ja sa jood 0 kalorit siis. Mis su lemmik maitse on üldse? Virsik. Ja. Peach. Peach, please. Virsik on minu üks lemmik ja teine on ilmselt vist ikkagi... Õun on ka hea. Õun oli alguses, kui ta tuli, oli mega hea, aga nüüd, kui need teised maitsed peale tulid, siis need ikkagi sõitsid üle minu meelest õunast. Iga uus maitse, mis nad välja annavad, on parem kui eelmised. Selles mõttes lumiorav on suutnud üllatada alati, et kui sa võtad näiteks mingisuguse energiajoogi, ühe populaarse, siis seal on see kõige esimene, on nagu alati see kõige vaata. No võib-olla on nagu tegemist siin puhul selle asjaga ka, et tegemist ei ole sellise suure mingisuguse rahvusvahelise kontserniga, kes toodab lisaks ühele joogile veel 10 miljonit teist jooki ja erinevaid jooke ja alkoholiseid jooke ja limonaade ja kõike muud, vaid see ongi nagu nii-öelda siis ühe toote põhine, kus on siis erinevad maitsed sees ja inimesed, kes seda teevad, ise on nagu väga innustunud ja on selle asja juures ja valivad ju tegelikult need maitsed ise välja, nad testivad ja proovivad. Ehk siis nad on tavalised inimesed nagu meie, nad teevad oma ettevõtet, nad julgevad. Südamega. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et seal ei ole neil ümber neid yes-männe, kes ütlevad iga asja peale bossile jah. Et jah, see on hea, see on väga hea mõte, et valitakse välja ikkagi need maitsed, mis päriselt nagu meeldivad ja tegelikult on ju äge vaadata ka, et paar aastat on siin lumiorav turul olnud. Kõik suured tootjad, siin kodumaised tootjad, on millegipärast ka hakanud magneesiumvett tegema ja täpselt sama värvipudelid ja ümarad kujud ja asjad, et see näitab seda, et suund on õige. Väga paljud brändid kaovad ära juba siukse esimese aasta jooksul. Lumiorav on jätkuvalt turul ja aina rohkem kanda kinnitamas. Just enne salvestust rääkisin lumiorava turundusjuhiga ka, helistasin talle spetsiaalselt, tervitused Maarele. Küsisin üle, et mis võiksid olla need kindlad jutupunktid ja nii edasi. Siis Maare ütles, et meil on kõik väga hästi, inimesed on väga hästi meid üles leidnud, kõigile meeldib, kõik juba teavad nii palju lumioravast, et võib-olla siis lihtsalt mainiti, et kus saab ja põhikohad Selver ja Coop, Circle K suvekuudel. No suvi on täpselt ka siuke aeg, kui peaks seda magneesiumi võib-olla veel rohkem tarbima, sest liikumist on rohkem. Ja festivale on väga palju ja see on jook, mida hommikul kõige esimesena haarata tasub, sest see teeb ülejäänud päeva olemise kohe väga heaks. No, kui sa mõtled niimoodi, et ilge reklaamjutt on siin tegelikult, aga ei ole. Ei ole, me oleme ise läbi katsetanud kõik omal nahal proovinud. Kui palju sa midagi nagu sööd päeva jooksul, kus sa saad selle õige magneesiumi koguse kätte? Kust üldse saab magneesiumit söögisest? Ma ei tea. Mingi maasika, ei, rauda saab. Sealt saab rauda. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, kus magneesiumi saab. Äkki mingi piimast või? Lihast, ma arvan, kindlasti. No ma ei tea, kus seda nagu toiduainete sest kõige rohkem saab, ma ei ole mingisugune toitumisspetsialist ega midagi. Aga no tegelikult olgem ausad, tänapäeval sa ei saa toidust mitte essugi, kui sa ise ei kasvata ja ise ei ole. No kui sa turbonuudleid sööd, siis ei saa sittagi. Ei no, aga kui sa võtad... Mis ma tahtsin öelda, mul oli vanasti pidev probleem see, et ma ärkasin hommikul jalakrambi peale, et sa kuidagi nagu 30. vastu hommikut kuidagi võid ennast rohkem seal sirutada, läbi une või ringutada or something ja sellise pingutusega, kui sa niimoodi nagu teed, siis
mul läksid jalad krampi läbi une, sa ärkad selle peale, et sul on nagu jalg krambis, sul on magneesiumi puudus. Pärast, jaa, see on jumala nagu real thing ja see on väga paljudel inimestel. Peale seda, kui meil raadios Lumiorav tuli, mul ei ole ka seda olnud, aga see on öösel räigelt ebameeldiv tunne, kui sul on jalg krampis varbasteni välja. Nagu see on nagu raju. See on valu. See on nagu, mul on jalg läinud niimoodi krampi, et mul on 3 päeva see jala sääremari nagu valus veel, nagu sa isegi astudes nagu tunnetad seda. Tuleb väike meeldetuletus, magneesiumi ärkad niimoodi selle pealt, sul on nagu sääremari on nagu kivi kõvavad, hammustad patja ja oigad ja keegi kõrvalt küsib, mis sul viga on? See hetk on nagu nii valus ka, et kuule, et sa ei hakka siin rahulikult seletama, et mul siin sääremari kiskus krampi, sa oled seal mingi hammustad patja samal ajal. Et see on räige ja pole kogenud enam. Aga kuhu me selle jutuga jõuda ja üks asi veel, mis ma tahan veel magneesiumi kohta öelda, mina kui inimene, kes nagu hindab unde tänu oma nädalavahetuse öötundidele, siis magneesium on asi, mida soovitan tarbida kindlasti, sest see teeb ka hea une. Et kui sa päeva jooksul seda oma magneesiumi kogused kätte saad, siis see on garanteeritud, et su uni on selle arvelt parem ja sügavam. Ja miks me üldse Lumioravast räägime, ongi siis see, et nad on nüüd meie saatega liitunud ja meil on meeletult hea meel varsti panna sotsiaalmeedias käima üks tore loosimäng. Lisaks sellele me saame ka anda igas saates meie heale kirjale või voice'ile, mis on meieni jõudnud ära ka Lumioravat ja meie siis Simoniga jätame selle valimisõiguse endale ja ilmselt lähtume sellest, kas see kiri, kas A on meis väga palju diskussiooni tekitanud või variant B, Simon on nii kõveras, et ta ei püsi seal tooli peal kohe üldse mitte. Nii et lähtuge sellest oma kirju saates, voice saates, et kas siis üdini naljakas või mõni õpetlik või miks ka mitte, saatke küsimusi meile, et kui te tahate midagi meie kohta teada. Jah. Minu üks sõber armastab öelda mu kohta, et ma olen rahvamees. Sa oled Erik Krieger. Jaa, ma olen rahvamees ja me tahame siin Šaakalite podcastis ka rahva häält kuulda. Meie mees ja sinu naine. Kuule Riisalu, tõmba nüüd piiri. aga jah, et saatke meile neid voice ja see tagasiside, mis on tulnud selle vähese pealt, mida me oleme tegelikult internetti postitanud. Jah, rääkides arvudest. Jaa, see on muljet avaldav. Kui me siin arvudest räägime, siis number on üle 100 000 kaugeltki juba. Me võtame siin, liidame siis kokku erinevad platvormid. Vaatamised. Jah. Mitte klikid, vaid vaatamised, mitte reach on veel suurem. Selles mõttes on nagu see on vägev, see on nagu väga kihvt. Kõik tuttavad, keda ma nüüd olen näinud siin viimase paari nädala jooksul, head tuttavad esimese asjana. Paari nädala jooksul. Me oleme nädalakese. Me oleme ikkagi olnud ju rohkem kui nädalakese. Me oleme üle nädal ja 2 päeva, kui... Nojah, okei, nädal ja 2 päeva. Ma võib-olla mõtlesin, võib-olla paar päeva rohkem, et peaaegu 2 nädalat, aga näed, kus aeg lendab, tundub nagu igavik juba. Nagu igavik oleks seda podcasti tehtud. 96 oli see, kui alustasime. Aga jah, et nagu et me juba selle vähese pealt oleme saanud nii palju tagasisidet, mis on äärmiselt positiivne olnud, et kui me ise siin vaatame järgi seda esimest episoodi ja tegime siin juba notes'ed, mida me peaksime tegema teisiti ja mis meid häiris, siis vastupidi, me saime kuulajatelt väga palju head tagasisidet. Ma sain nii võõrastelt kui oma sõpradelt tagasisidet, et mida see nihel, et seal nagu sul oleks sipelgad püksis, et sind peab rihmadega tooli külge kinni tõmbama. Ma see episood üritan vähem niheleda, aga ma olin nii excited ka siin eelmine kord, et sorry, lõbus oli ka. Ja muidugi suur aitäh ka kõigile, kes on meid juba jälgima hakanud, tasub seda teha, sest meie ikkagi üritame hoida seda sotsiaalmeediat hürtsikana ja seda igas mõttes, et
kõik saavad sellest midagi head ja te võidate kõik kindlasti sellest, nii et kui sa seda veel teinud ei ole, siis vutt, YouTube, TikTok ja Instagram on sind ootamas ning meieni on ju tegelikult ka jõudnud üks tore voice, sest eelmine saade siin lõppes sellega, et mina olin natukene endast väljas oma silma pärast, sest oleme nüüd ausad, sa ei olnud silma pärast endast väljas. Sa olid endast väljas sellepärast, et sa oled saanud 30. Jah, seda ka. Lihtsalt see 30... See silm ei mänginud mingit rolli siin. Silm oli nagu väike osa sellest. See oli nagu kattevari. Aga jutt oli siis sellest, et mis on minuga juhtunud. Ta ei taha isegi tunnistada seda. Jutt oli sellest, mis on minuga juhtunud. Ehtelil on keskeakriis. Pane veel. Minu jaoks on naljakas see. Mul oli paar aastat tagasi, kui ma sain 30, ma olin täpselt samas olukorras, kus sina. Ja mu sõbrad, kes said enne mind 30, nad olid siis samasugused. Ma olen 30, mis nüüd on, ma ei ole nagu, mul ei ole kodu, ma pean kodu ostma kohe, ma pean hakkama lapsi, kõik see, vaata, ühiskondlik surve ja kõik see. Mulle tundub, et see ühiskondlik surve, kas sulle ei tundu, et see on nagu mõne aasta jooksul siin nagu kergemaks ja vähemaks läinud? Murus on ikka täitsa juba mingi möödanik, et enam inimestel ei ole prioriteedid, et nii, keskkool läbi, ülikooli, hea töö, kodu, naine, lapsed, vaata. No aga sul on ikka ju tuttavaid, kes kui näed, siis küsivad ju täpselt neid küsimusi. Kas sul juba lapsed on? Klassi kokkutulekud, kooli kokkutulekud, et nagu, jah, ma saan aru, et elu eesmärk võiks olla reproduktsioon, on ju. Aga samas, kas peab, kui meid on nii palju juba siin? Ühesõnaga, me läheme täitsa kõrvale, mida ma tahtsin öelda? Eluiga on pikemaks läinud. Ma alles vaatasin, alates 90ndate algusest on Eestis keskmine mehe eluiga tõusnud 10 aastat. Ehk siis, kui me tegime vanasti lapsi 20-aastaselt, siis nüüd võikski teha 30-aastaselt, sest su eluiga on ka pikem ja kui sa vaatad neid 60-aastaseid täna ja meenutad oma lapsepõlvest inimesi, kes olid 60, siis oma lapsepõlvest ma mäletan neid inimesi memmekeste ja taadikestena ja tänased 60-sed vaadake Anu Saagimit. On kaugel sellest. Mitte, et 60 oleks, aga tal lähedal. 60 on kindlasti uus 50 ja 30 on uus 20. Ja minu jutupoint oli siis eelmine episoodi lõpp see, et kui ma sain 30, mul tekkis nii palju terviseprobleeme ja me panime ka väikse klipi sellest meie sotsiaalmeediasse. Ja ma sain teilt väga palju kirju, kes siis samastusid a la pohmaka teemadega, kes mulle kirjutasid oma isiklike kontodega, et kuule Ehtel, et tead, mul oli nii, mul oli naa. Suur aitäh teile, aga me oleme saanud ka ühe voice'i. Ei, keegi kirjutas meile ju, tahab lausa, kas meile saatesse tulla? Jaa, väga suur aitäh ka selle huvi eest, et tahate meile siia külla tulla. Külalistena oleme paar kirja saanud ka sellist, aga... Mida mina tahan nagu selle puhul öelda, et esialgu me üritame siin kahekesti hakkama saada. Küll aga, kui on tõesti siuke huvi ja kui inimene juba kirjutab meile ja on leidnud meie e-maili üles, siis ta on see huvi olemas. Te võite meiega ikkagi ühendust võtta ja alati võib saata meile juba esimese asjana ka selle voice note'i. Meil on seda võib-olla parem nagu enda jaoks läbi lasta või selles mõttes, et seda kuulata ja ei pea võib-olla mingit igavat kuiva meili lugema. Saab inimese emotsioonist paremini aru, mida ta teha tahab ja mida ta edasi tahab anda. Võib-olla me saaksime seda sama asja kuulata näiteks siin voice recordinguna otse podcastis ja siis ise seda teemat arutada. Et siin me ei pane kindlasti piiri ette, et ärge kirjutage meile, et me ei kutsu kedagi külla. Ja no loomulikult, kui meile kirjutab, ma ei tea, kes iganes, Keter Jaani või Tommy Cash. Et siis võib-olla kutsume ka. Kui nad väga tahavad. Lihtsalt praegu me oleme sellises piiratud ala peal, kus meil on vaevuruumi meile kahele. No tegelikkuses asi on see, et me ei saa siin kahekesigi oma jutt ära räägitud. Jah, vähemalt esimesed 50 episoodi, siis vaatame edasi. Kui see jutt vaibuma hakkab. Kui jutud hakkavad korduma. Andke märku kommentaarides. Kohe! Kirjuta siia alla, kui sa oled seda juttu varem kuulnud.
ja kes eelmist episoodi kuulasid, kindlasti said aru, et me ei jõudnud oma juttudega nagu kohe üldse, et me üksteistki jõuaks ära kuulata, et lihtsalt suud vatrasid, nii et homset ei ole. Andke meile natuke aega. Tegelikult oleme ka ju professionaalsed raadiosaatejuhid ja kui see mikrofon sulle nina alla torgata raadiosaatejuhile, kes teeb live-tööd raadios igapäevaselt, no see... väga raske oli ennast sellest raadiomoodist nagu välja lülitada. Jah, see, et nagu anna aega vaata, et nagu pausid on ka okeid. Et raadio... Hingata võib ka. Jah, hingata võib ka. Nagu, see on siuke privileeg praegu sellist podcasti teha, me saame nagu rahulikult võtta. Ja saab ka nagu päriselt rääkida, et ei pea nagu ainult maneeritsema. Jah, kuigi me roppustega siiski üritame tagasi hoida. Mina vähemalt. Vabandust. Kelleks te mind peate? Kus meil see piiks oli? Meil oli piiks ka ju. Meil oli piiks kuskil siin all või ma ei tea, eelmises saates sa vähemalt näpud või noh, mis eelmises saates Ehtel mine ja kes vaatasid meid praegu YouTube'ist, nägid, et ma tegelikult ei ütle midagi. Ei olnud või? Miks ma kuulsin? Sa kuulsid piiksu? Ma kuulsin hääli oma peas. Nii et tõesti, vaadake meid ka videopildis. Nii, mõttelõng jõudis tagasi minuni. Meil on jõudnud üks voice, aga me ootame... Kui palju sa oled juba seda algust teinud selle voice'i? Jah, ma tahaks seda kohe kuulata, aga lihtsalt siinkohal ma tahaks ära mainida ka selle, et kui teil on ka mingisuguseid põnevaid lugusid sellest, kui te 30 saite, siis pange teele. Ma tahaks neid väga kuulda, eriti mina. See oli tegelikult, ma mäletan seda aega, kui mul see 30 kui mul kohale jõudis, et ma saan kohe 30 või ma olen 30. See oli nii hirmuäratav mõte. Ja ma isegi täna ei saa aru, miks. Minu jaoks ei olnud lihtsalt see, kui palju terviseprobleeme mul ühel hetkel korraga oli, siis oli nagu, et kas nüüd nii hakkabki olema? Vähese viinaviga võib-olla. Ma arvan, et see on liiga... See on liiga. Ma ei lõpeta seda lauset. Nii, lähme sinna voice juurde nüüd. Eks ta on ikka natuke võtletud. Aga... Lumioravad. Kas ma nüüd vajutan play siis või kas sa just tegid nüüd sisse juhatus ära? Siin on meie eelmise saatega laekunud voice meie Instagrami. Sa ei pea nüüd minema sellesse karakterisse sisse, et sa oled purjus. Aga tõesti, kuulame ära, mis meile siis saadeti. Igatahes see vanuse teema on põnev ja ilmselt kõnetab kõiki. Sellega võite jätkata ja uurida ka, mis teistel juhtunud on, sest no jah, 30. algas endalgi väga, väga veidralt. Kohe jaanuarikuus sain elu esimese kipsi. Üks jalg siis läks natuke nihu. Nii, üks jalg sai korda ja nii kui ta korda sai, siis läks teine jalg kohe järgi. Nii et elu esimesed 2 kipsi kohe niimoodi 30. alguses väga-väga tore oli. Kõik. Kas ta oli ratastoolis vahepeal? Oota, ta on saatnud ka meile järje. Kirjakujul või? Jah, kirjakujul. Ta vist ei jõudnud voice'i kõike panna, aga ta käis Startup Day festivalil näomaalinguid tegemas. Äkki see kiri oli enne ja siis see tuli see voice või? Ei. Ma loen selle ette, siis saame arutada. Aftekale minnes kukkus jala ära. Aftekale muidugi ta läks ikkagi siin, tantsis seal ja siis ta sai aru, et on ikkagi midagi väga paigast. Läks koju, paari tunni pärast ärkas üles, jalg täiesti paistes ja ta ei mõelnud väga pikalt, et on vaja EMO-sse minna. Ja tal olid veel siis maalingud, glitter ja kõik muu näos, ei olnud aega sellega tegeleda, jalg tahtis otsast kukkuda ja meest ei olnud tal ka kodus, seega pidi mingi kargulaadse toodangu leiutama, et EMO-sse kohale üldse saada. Nii et võttis kardinapuu kätte, tellis takso ja läks EMO-sse, maalingud näos ja tal oli tegelikult väga piinlik, aga no nii valus oli, et savi see meik ja see oda, mis tal seal kaenlal oli, et arstid algusest teda väga tõsiselt ei võtnud muidugi, aga ta selgitas ära, et ta tuli töölt, see on töömeik. See päästis, et ta ei teinud seal mingi uga-puuga hääl. Ja karku kodus polnud ja seal ta siis oligi sellisena glittermeigi ja odaviskajana. Et
juhtub ka parimatel. Sul on olnud jalaluu murdu kunagi? Ma ei ole mitte ühtegi oma luud mitte kunagi murdnud. Ma ei tea, kas see on nüüd mega suur viga, mida ma tegin. Igal juhul, toi. Luid ma ei ole murdnud. Küll aga mul tuli meelde siin üks lugu minu hea sõbraga, Tiiduga. Üks aastavahetus, milline tema aastavahetus välja nägi, oli selline, et ta liitus oma sõprade aastavahetuspeoga ka suhteliselt viimasel hetkel vahetult enne südaööd. Ma ei tea, kas ta oli siis kuskil enne tööga võib-olla hõivatud, mida iganes, jõudis peole. Sõbrad ju nagu ikka aastavahetusel, enne 8 on juba kõik platsis ja süüakse juba täidetud mune, kartulisalatit ja vaadatakse, ma ei tea, edekabellit või mida iganes on ju. Ja tehakse põhi alla on ju. Ja kui sa liitud sõpradega hiljem, eriti veel kui juba siin sekundid jooksevad ja aastavahetus läheneb, no tahad ikka ju teha seda spurti, et jõuad sõpradele järele. Tema siis jõudis kohale, tegi ka seal vist äkki kokteili või 2, võib-olla isegi liiga kiiresti. Ma täpselt ei mäleta, kas sellest on aastaid möödas. Ja aastavahetuse momendil südaööl ikka suundutakse õue ja nii ka nemad ja nii ka tema. Nii ka õue läks, libises jää peal, murdis oma jalaluu ära täpselt nagu enne aastavahetust. Ja siis otse EMO-sse. Ja otse opile, otse jalg metalli täis ja kõik jutud. Happy New Year, you filthy animal. Ja päris raju ikka tegelikult. Ja minu meelest oli seal ka veel see case, et kuna ta just tegi ta ei olnud isegi purjus alal, ta tegigi vist mingi esimese lonksu kokteilist või võib-olla oli esimese kokteili ära jõudnud. Ja siis oled ju alkoholijoobes. Ma ei tead, mis siis juhtub või? Sur see kindlustus, mis sa oled ise lisakindlustus, vaata, see vist äkki kehti või? Ma ei ole kindel. Või oleneb su lepingust? Ma pigem arvan ka, et nad väga seda alkoholipunkti sinna sisse ei pane, sest purjus peaga me teame kõik, et tegelikult ei olnud ju purjus. Lihtsalt nii halb õnn. Jah. Ma pean tõdema seda, et ma olen sinuga seal samas klubis, ei ole ka elus kordagi ühtegi luud murdnud. Ei ütleks. Ma ütleks just, et sa oled täpselt selline rüblik, kes kindlasti on elu jooksul oma võib-olla ma olen luid suutnud sulle endast vale mulje, et tegelikult ma olen väga korralik naisterahvas. Sa oled lihtsalt Setomaa naine, kes on rammusa toidu peal kasvanud lehmapiima peal ja see kaltsium ja kõik see sealt. Jah, seda ma olen oma elus teinud, et ma olen naabrinaise juures käinud selle 3-liitrise klaaspurgiga piima toomas. Mina ei ole küll maalaps, aga ka mina olen joonud maapiima terve oma lapsepõlve. Äkki see ongi mingi alus? Ikka kindlasti, sest see on nagu nii puhas kui olla veel saab, aga minu sõbrannal, tal on alles lugu, kus tema murdis, ma nüüd ei mäleta selline aastaid tagasi, kas käe ja jalaluu korraga või üks nendest, aga ühesõnaga nad käisid siis kuskil vanas laudas hängimas, ringi luuramas, nagu ikka midagi teha targemat ei ole, siis lähed vaatad, mis seal maha jäetud majades on ja seal laudas oli üks siloauk, mis oli väga sügav ja ta kukkus sinna sisse. Siloauk? Siloauk, jah. Jumal tänatud, et ei olnud sõnnikuauk. No silo ka ei ole kõige meeldivam, aga see oli maha jäetud, et õnneks... Silo on hein ju ei ole või? Jaa, aga ta läheb ikkagi hapnema ja siis... Iga kell hüppan pea silosse, kui jah. No ühesõnaga, see oli selles mõttes nagu nii tühi, et seal midagi ei olnud, aga see kukkumine oli ikkagi päris kõrge, et ta sai ka sealt kipsid. Ma nüüd ei mäleta enam täpselt, peaks küsima, kas oli jalal, käel või mõlemal korraga. Oled sa näinud nagu lahtist luumurdu? Ei ole ja ei taha näha ka. Mina olen, päris õudne on. Arvat võib, jah? Õnneks ei ole nagu väga ammu näinud. Ma olen täpselt nende inimeste hulgas ka, kes ja see tegelikult ka niimoodi, et kui see olukord, ma tajun ära, et mul ei ole siin nagu võtmetähtsust, aga ma näen verd või midagi sellist, siis mul läheb pigem nagu süda pahaks, mul ei meeldi seda vaadata. Aga tõesti, kui on inimesel kriitiline olukord, midagi on juhtunud ja see asi on nagu väga võigas tegelikult,
siis ma ei tunne seda, et mul läheks nagu süda pahaks või mul oleks halb, ma ikkagi nagu, mul lööb see mode sisse, et ma võib-olla pean tegutsema kohe ja inimest aitama või nagu, ma ei tea, kas see on adrenaliin äkki? Võib ka nii nimetada seda, jah. Mul on olnud üks väga päris võigas juhus, kui mul nüüd meelde tuleb, mõne aasta tagant, ikka aastaid on läinud sealt mööda, võib-olla 6-7 isegi, Norras käisin kunagi matkamas. Ma nüüd korra guugeldan, et ma ütleksin selle koha nime õigesti, aga see koht oli siis Norra mägedes kuskil, fjordide vahel, matkarada oli siuke 3 tundi pikk ja kui sa jõudsid siis nagu sinna lõpp-punkti, seal oli siis selline looduslik vaateplatvorm Kalju serval, mis oli, kui ma nüüd ei eksi, siis 600 meetrit kõrge all olevast siis fjordi veepiirist äkki või midagi siukest või siis merepinnast, ma ei ole nagu kindel, aga ma eeldan, et see on nagu fjordi see veetase merepinnaga sama, äkki tunduks loogiline, mida iganes, aga jah, ühesõnaga väga sürrealistlik koht. Ma nüüd ei jõudnud seda ära guugeldada, äkki oli Breikestuulen või mingi siuke Norway, vaatame, kas on. Et inimesed saavad järele vaadata, ma olen lennurežiimi peale pannud, vaata kui viisakas ma olen. Norra on ilus küll, sinna tahaks kunagi minna kas kabrioga või mootorratastega ringi sõitma, et need mägede vahelised alad, ma ei ole kunagi ise käinud, aga mul elukaaslane on ja ta on kiitnud taevani, et sinna tasub minna ringi kruiisima. Ja on küll jah, see ongi siis tugeva P-ga Breikestuulen või kuidagi niimoodi kirjutatakse ja guugeldage, vaadake seda kohta, kellele meeldib näiteks mingi hea house-muusika või midagi sellist, siis seal on ka rahvusvahelised kuulsad DJ-d on selle sama koha peal, kus mina istusin, salvestanud DJ-sette ja sinna saabki kas ainult matkates 3 tundi või helikopteriga. Et see DJ-tehnika on sinna ilmselt kas matkates viidud kõlarid asjad või siis helikopteriga. Ilmselt on see teine variant. Ja me läksime sinna päris vihmase ilmaga. Ilmselgelt Norras olles vihm on nagu paratamatus, kui sa ei ole just võib-olla suvehooajal seal. Ja vihma sadas korralikult. See oli ikka päris raju ja äge ettevõtmine sealt üles minek noorele inimesele, pigem oli nagu kerge, aga see ei olnud ka nagu jalutuskäik taevaskojas. See oli ikkagi vahepeal oli niimoodi, et sul oli 100 meetreid kukkumist otse, vist loodis alla ja sul on mingi 1,5 meetrit või meeter seal mingit rada. Vihma sajab niimoodi, et sul nagu mingi kerge oja jookseb konstantselt jalga alt nagu läbi. Et kogu see, vahepeal oli seda vett mingitesse kohtadesse kogunenud nii palju, et sa olid mingi poole sääreni ja olid üldse nagu vee sees ja nii edasi. Jõudsime sinna kohale, see vaade sealt muidu, kui on nagu suurepärane selge ilm, on lummav, on nagu vähe öeldud. See on päris haige, milline see koht on. Täna, kusjuures ma alles hiljaaegu lugesin uudist, et vist tahavad seda kinni panna, siis see Kalju nurk on sealt murdumas ja see mõra oli tegelikult toona juba seal sees, see mõra oli nii laive. Sa astud sinna platvormi peale, sa näed, et nagu enne seda on siuke mõra. Aga seal on mingid sensorid, andurid, asjad, Norras on see kõik nii arenenud, et see on seal küljes ja kui seal mingi millimeetri mingit muutumist on, siis ja ühesõnaga siuksesse kohta rändasime, ma mäletan, et me sõime veel lõunat seal ääre peal täpselt, me olime pilve sees, otseselt ei näinud mitte midagi alla, aga me olime pilte vaadanud ja me teadsime, et 100 meetreid on nagu kuristikku otse fjordi põhja, vaata. Võib-olla 0,5 kilomeetrit isegi, ilmselt oligi mingi, üle 0,5 kilomeetri oli minu arust küll ja see on nagu meeletu kõrgus ja nii edasi ja sõime seal ja mul oli kas mingi lumiorava purku, ütleme, oli mul seal joogiks ja see purk sai tühjaks, ta oli mul kuidagi ikkagi nagu keha lähedal, aga tuli mingi tuuleiil ja see hakkas veerema. Ja ma olin nagu ääres sama kaugel kui sina minust ja ma istusin mingi kivi nuka peal seal
ja ma refleksist hakkasin sellele purgile järgi jooksma ja need inimesed, kellega ma seal olin, nagu, mida sa teed, rahune maha, see purk ei ole isegi nagu väärt seda. Ja poole peal siis panin nagu, siin on ise ka arvud, mida ma teen, et libe värki särki, et mul ei ole mõtet minna seda purki haarama ja see purk läks, no muidugi see oli suur viga, aga no ma ei eeldanud, et see purk nagu lendama ka läheb. Ma ikkagi nagu lootsin, et tundus, et see asi on nagu safe, aga ta läks tuulega, no vahet ei ole. Ja hakkasime sealt alla minema, sealt pilve seest. Ja näen, et siuke paarsada meetrit või 300-400 meetrit alla minnes, see oli siuke suur plats tolle koha peal just. Oli hästi palju nagu näha inimesi, kes tulevad ja lähevad ja see oli siuke korralik kallak, kivine pinnas, ei olnud seal mingit sammalt ega midagi, puhas kivi, mida mööda siis ühtlaselt voolas alla vett, mida taevast alla tuli. On ju. Ja ma näen kaugelt, et mingisuguse koha peal on seal punt inimesi tekkinud, võib-olla 10 inimest seisma jäänud, midagi seal toimub, võib-olla lihtsalt mingi matkagrupp, vaata seal teevad pausi, whatever, tulevad üles, lähevad alla. Jõuan lähemale, näen, et seal on ikkagi nagu midagi on nagu valesti, et inimeste kehakeelest juba kaugelt vahed välja vaata. Jõuan veel lähemale, näen, et keegi on seal ka inimeste vahel pikali maas. Jõuan veel lähemale, saan aru, et tegemist on naisterahvaga, kes on libisenud, kelle vanus oli seal, ma pakun 55 pluss. Või mõtlesin, et ütled 30. 55 pluss ja vahemärkusena täiesti haige. Ma nägin seal meeletutes kogustes Jaapani turiste, kes oli täieliku turisti lõksu sattunud. Minul olid jalas matkasaapad, kõik õige varustus, et endal oleks piisavalt mugav ja siis oli ka ebamugav. Need olid seal enam-vähem varboväe pletudega, nagu, et ilmselt on kuskilt mingi ekskursioon linna peal maha müüdud midagi, et vahet ei ole, et peas, et nii kui selle raha kätte saad, et siis on juba done deal, et ei ole vaja võib-olla inimestele öelda, et kuigi jah, see on ilus rada just kui nagu läheb, aga olgem ausad, siukse ilmaga veel mingite plätude või isegi tavaliste kossidega sinna minna on väga ränk. See selleks, see naisterahvas ei olnud küll Aasia turist, ta oli välimuse põhjal, ma ütleks, kas eurooplane või ameeriklane. Inglise keelt ta kõnenes pigem Ameerika aktsendiga, aga see kogu see moment oli haige. Miks? Sellepärast, et ta jalg oli altpoolt põlve 90 kraadi vasakule. Ja sellisel hetkel nagu tavaliselt, kui ma nagu mõtleks, ma oleks nagu võigas, jube, kohutav. Mu esimene mõte oli see, ma vaatasin neid mehi, kes on ümber ringi ja mu mõte oli see, et me tulime 2,5 tundi üles kiire tempoga, vaatasin kohe nagu neid mehi, kuidas me nagu, minu mõte oli see, et kuidas me nüüd nagu temaga siit alla läheme. Mu mõte hakkas kohe nagu seda pidi tööle. Et päris huvitav. Kohe nagu mingi survival instinct lõi pähe, vaatasin, nagu skännisin mehi, kellega ma saaksin nagu enam-vähem nagu seda naisterahvast hakata alla transportima. Aga seal helikopter ei ole teema? Juhtus mega kiiresti kõik. Umbes 1,5 minutit hiljem juba kuuled helikopterit. See helikopter jõudis väga kiiresti sinna kohale, see oli nagu siukse kallaku peal, see helikopter maandus sinna samma kõrvale, võib-olla 50-60 meetrit eemale. Täieliku nagu nurga all oli see tasapind ja see helikopter nagu maandus sinna, ajas ennast ise sirgeks, ma vaatasin nagu mida helli. Mul on kuskil mingid videod ka olemas, kus ma Mis aastal see oli? See on enne 2020-ndaid. Ja meeletult lähedal ikkagi. Ja see meeskond oli väga kiirelt kohal, väga kiirelt professionaalselt pakiti see aine kokku ja väga kiirelt oli ta seal kopteris, medikopteris ja juba läinud nad olidki. No ilmselt nende jaoks see on esimene rodeo, et seal neid murde ja muid asju on ilmselt päris palju. Pluss Norras on üleüldse ju see piirkond on nii mägine ja olgem ausad, seda plekki ka jagub seal riigis nii palju, et võiks terve Rootsi riigi erasta. Isegi need suusakuurortides, need suusatajad, kes seal oma, ma ei tea, hüppeliigese ära väänavad, isegi nendele minnakse helikopteriga Sveitsis. See on iga väiksem asi, nagu pannakse kopter käima, et see on sama nagu, et õhtul tahaks midagi head. Ja meie siin eestlased vanad head. Nii, kuidas me nüüd hakkame minema siit 5 tundi? Panen oma Škoda käima ja käin seal Prismas öösel ära. Ja, nii, kiirabid ei liigu, kuidas me siit jalale? Ei, mulle meeldib see, et meie detsembrikuus ikkagi siin küsime raha inimestelt, et inkubaatoreid ostavad. Mitu helikopterit meil on? 1. Mina olen ise... Ei ole, tegelikult on selle Raivo Hiinal on ka ja Krossil, nii et me... hästi läheb. 3 kopterit riigib. Huvitav, kas need lähevad, kui asi meil siin apuks läheb, kas need lähevad nagu riigile või?
kasutamiseks, nagu siin maju ja asju võetakse. Ma ei tea, kas need koptereid, ma ei tea, kas nagu esimese asjana ma tean küll, näiteks Ukraina sõjas samamoodi ettevõtted, kellele kuuluvad rekad, mingid transportmasinad, asjad, see kohe läks nagu kasutusse. Aga helikopterid, ilmselt on ka vajalikud, aga ma kuskilt mäletan mingit ütlust või mingit pealkirja, võib-olla ma eksin, ärge mind üles pooge, kes on fännid ja investorid, Raimo Hein ütles, et ta läheb esimese asjana. Helikopteriga lendab naaksusid, aga me ei tuu talle, ma tahan näha, kuidas ta selle helikopteriga siit ära lendab. Oleneb muidugi, kuna see info kätte saab. Mul on päris Kas hakkab midagi juhtuma? Et mul on päris mitu tuttavat öelnud, et nendele on küll öeldud, et kui asi läheb hapuks, siis võt selle hoone võtame teie käest ära ja see läheb siis... Ära nüüd ütle, kelle, kus, mis ei ütle jah, aga olukord, mida ma ise oma silmadega pealt olen näinud, oli Põlvas, kus üks vanem meesterahvas sammu pealt keset ülekäigu teed oli pikali ja seal ümberringi olid inimesed nagu peata kanad, mis nüüd saab. Me läksime sinna, ma olin tol hetkel oma õega koos, kes nüüd antud momendil töötab meedikuna. Tol hetkel me olime mõlemad Punases Ristis sekretäridena töötanud, ehk siis meil see väljaõppe oli päris korralik. Me käisime väliüritustel kogu aeg esmaabi andmas, tegemas, nii et see... Mis tähendab Punase Risti sekretär? Punase Risti sekretär on selline inimene, kes koondab vabatahtlikud... Kes võtab kõnesid vastu. Tere, Punane Rist, tehtel kuulab. No seda ka, jah. Aga ühesõnaga organiseerisin tol ajal esmaabi koolitusi erineva pikkusega, lisaks siis manageerisin... Erineva pikkusega inimesed. On 16 tundi, 3 tundi, 6 tundi esmaabi koolitused ja tol ajal Mis koolitus juhilubade jaoks vajalik oli? Kui pikk? Ka 16 tundi minu arust peaks ikkagi olema see primaarne. No need on nagu 16 tundi ühe päevaga. No tehki ise oma matemaatika. No mida tegelikult nagu ma mäletan ainult sellest seda, et oli see nukk põrandal, keda tuli pumbata ja siis seal minestamised, asjad, kas sidumised. Oli üldse midagi, ma ei mäleta. Ideaalis nagu võiks olla. Võiks meelde tuletada. Ma just nüüd hiljuti sai ka esmaabi jälle läbitud, nii et seda peab ikkagi märskendama, sest ma ütlen ausalt, tol momendil mina seda inimest puudutada ei tahtnud, sest ta oli siis kas saanud, ma ei mäleta, kumba pidi see oli, kas oli infarkt või insult, üks neist oli, ta oli ennast täis lasknud, kõik tema isiklikud esemed, mündid, kõik olid tema ümber laiali, need me korjasime kokku, panime ilusti talle sinna kõrvale, aga esimese asjana me kohe kutsusime kiirabi, katsusime pulssi. Ma ei tea, mul hakkab juba paha. Jaa, aga see ongi see, et kui sa ei ole enda teadmisi piisavalt täiendanud esmaabi valdkonnas, siis sellistel hetkedel sa jooksidki kokku, kui sa ei ole kindel, mida teha, siis sinu esimene reaktsioon on see, et ma pigem ei puutu, las tegelevad need, kes teavad rohkem ja väga tihti juhtub nii, et sina oled see inimene, kes teab sealt seltskonnast kõige rohkem seda. Ja siis kiirabi tulekuna. Plus on see ka, et väga paljudel inimestel ikkagi tuleb peale mingi full panic mode, unustavad oma nime ka ära, unustavad ära, kuhu numbrile on vaja listada, kuidas on vaja käituda, mida on vaja teha ja võib-olla kõige olulisem, et ei ole mõtet seal paanitseda. Aga verega on küll mul nii, et ma enda verd ma võin vaadata, kui käsi otsast ära. Ma ei tea, palju sa seda enda verd ikka näed, kui sul käsi otsast ära tuleb. No ma lihtsalt ei tea, et kui mul kuskilt voolaks ojadena. Mingi sisalik oled, palju sul see käsi otsast ära on. Süke iga teisipäev. Kasvatan sinut. Aga kui ma võõra inimese verd näen, see on küll see, et ei kannata. Kusjuures ma täna just sain telefonikõne. Helistati mulle. Võõras veri helistas. Helistati, tule anna verd. Kas sa oled verd andnud varem? Muidugi olen. Ma olen püsiannetaja ja mul on ka väga eriline veri. Pange kõrva taha nüüd, teie, kes te kuulate. Mina saan teile kõigile anda verd, sest mul on 0 negatiivne veri. Ja kui Ehtelile otsa saab, siis ma võin ka anda, sest ka mul on. Ja kui 0 negatiivsel, siis... Teadsid seda või? Jah. See ei olnud üldse üllatunud. Ja ma jõuan sinna praegu oma jutuga. Tundsid homi kaugelt ära. Et kui meil on vaja siis seda verd, siis meile saavad ainult sama grupi inimesed anda verd. Ehk siis meie saame head teha kõigile teile, aga meile... Ma ei taha sulle oma verd anda.
ise sa just pakkusid suure suuga ja nüüd sa juba keeldud. Suur tõenäosus on, et sul tuleb käsi otsast ära. Endalgi vähe. Aga jah, sain siis täna telefonikõne, et palun... Tegelikult ma annan. Ma tean, et sa annad. Mulle lihtsalt ei meeldi need naljad. Pool liitrit ikka annan. Pool liitrit. 3 liitrises purgis palun tooma verd värsket. Ja helistati täna, et tule verd andma ja siis ma pidin ütlema. Mina ei ole kunagi verd andnud. Just saying. Tegelikult ma arvan, et ei võtaks su verd vastu ka. See on natukene palju näinud elu. Mida see näinud? Vaktsiine. Siin vaikib ajalugu. Aga... Ja ma olen vaktsineeritud. Ja. Oled õnnelikud. Ühesõnaga mulle öeldi, et tule palun ja mina ütlesin neile, et ma ei saa palun, sest mul on siin 3 opi järjest olnud fentanüüliga. Fentanüüliga. Fentanüüliga, jah. Fentanüüliga. Ja kui ma küsisin nende käest, et kuna ma võin tulla annetama, sest ma tegelikult väga tahaks, siis nad ütlesid, et nad ei teagi. Meil on Koplis 1 punkt. Nad ütlesid, et nad ei tea. Ma ütlesin, et mis... Okei, kes siis teab ja siis nad käisid seal telefon käes mitme arsti juures. Kuule, kas sina tead, kuna või? Kas teil Lasnamäel on praegu Fentat või? Fentaverd. Fentaverd. Mõtle, kui hea see on 2 ühes, sa paned vere jooksma ja inimene jääb magama ka, vaata, et sul ei olegi vaja seda narkoosiarsti. Aga tuleb välja, et 4 kuud mina ei saa siis verd anda. Ja ma lähen nüüd mais tegema ühte asja, mida ma ei ole kunagi varem teinud, peale mida ma ei või ka tükk aega verd anda, nii et ma ei tea, kuna ma tagasi saan sinna verekeskusesse. Sa lähed midagi tegema? Mida ma ei ole kunagi elus varem teinud. Siis ei ole ilmselt midagi illegaalset. Ei. Aga... Naljad siin on täna. Aga mis see olla võib? Ma ei kujuta ette, mis asi see olla võib. Ma ütlen sulle ausalt, et see vihje, mida ma tegema lähen, see on sinu silme all. Silmaopp? Ei. Ma ei tea. Vaata oma kätt. Tätoveeringut või? Päriselt või? Siis ei tohi verd anda? Ei. No ja põletik on sul ja tegelikult on see lahti naab. Ja. Kuhu sa teed, mida sa teed? Ümber naba teed päikese või? Ma ei tea kuhu, ma ei tea mida, ma lähen modelliks. Mida asja? Kas see on nagu see sama, nagu see mingi juuksurist tuttav kirjutab Facebooki, et otsin täna kell 2 modelli. Enam vähem, aga... Lõikusele tasuta. Okay. Aga selles mõttes nüüd enam ei kutsuta tasuta, nüüd küsitakse juba 10. Ja ei, ma maksan ka selle eest, ma saan lihtsalt natukene odavamalt, aga see käib nii, et... Kas sa oled nagu see skinny pig või? Ei. No see, kelle peal testitakse. Ta on kogenud tegija, ta lihtsalt tahab proovida midagi teissugust ja ta teeb freehandi. Ta on teinud päris paljudele Eesti kuulsustele ka muideks. See ongi nagu tema thing, et ta teeb, ise valib, mis ta teeb? Ta ikkagi kooskalastab selle minuga, aga ta lähtub sinu... Et kui ta ikkagi ütleb, et ma tahan sulle angerjat teha. Ta ikkagi teeb lähtuvalt kliendist, et ta üritab aru saada, millega sa tegeled, mis sulle sobida võiks, mida ma ise soovin ja siis me leiame mingisuguse kavandi, ehk siis ma olen terve päev seal tema käte all. Ühesõnaga, kas saad mingi veinipudeli endale kuhugi või? Jah, kõrva alla. Eks me näe, millega ma sealt tagasi tulen. Sorry, et ma kiusan sind, aga ei, see tundub nagu minu jaoks väga hullumeelne asi, mida teha, aga see, et sa muidugi enne nagu kooskõlastad temaga, aga kas sa nagu julged talle tolles momendis öelda ka, et see ei meeldi sulle? Sa teed nalja või? Kas sa oled sa arvad, et mu kehale tehakse midagi, mis on minu elu lõpuni ja ma olen nagu mingi, et mulle ei meeldi see, aga nagu mina, mis ma olen teinud, ma olen ikkagi nagu lasknud selle kas pildi valmis joonistada, otsin selle inspiratsiooni pildid üles, millest lasknud kombineerida. See pilt on eksisteerinud, ma olen vaadanud, mõelnud nagu enne nädalaid seda pilti, kui ma lähen ja teen selle otsuse, et see... Jaa, aga vaata, kui sa oled selline nagu mina, ehk siis kaalud. Ma olen aastaid tahtnud teha, aga ma ei tea, kuna ma ei suuda ära otsustada, mida, kuhu, mille jaoks. Ma lähen lihtsalt peast hulluks. Ei, see oli minul samamoodi, aga sa lihtsalt
sa pead ette võtma, et ma nüüd teen ära ja ma nüüd teen, mul ei ole nüüd valikut, nüüd ma pean aga välja kui valima. mina oma peaga läheks, ma laseks endale mingid fucking roosid teha käe peale, no mis sa arvad, et ma oleks õnnelikum siis või? Ei, no ei ole ju. Et ma mul on siin üks roos, kusjuures. Mis mu roosil viga on? Täpselt. Aga ühesõnaga, ma lihtsalt selles mõttes ma nagu... Kole roos või? Ei ole ju. Ma usaldan elu ja ma usaldan seda artisti. Ühesõnaga, kui sa nüüd siis järgmine episood tagasi oled oma selle tramp stampiga paari ala selja peal see. Või mis see on, mis nad valesti kirjutavad? Okei, vahet ei ole. Vaatame, mis siit saama hakkab, aga see on kuskil paari nädala. Ja oli mingi lause, mida kirjutatakse valesti. Ja mingi, mitte ju live, love, love, vaid mingi teissugune, ma ei mäleta, mingi 2 sõnaga mingi oli. Midagi oli, jah. Aga siin, nagu me mainisime saate alguses, on siis eelmisest episoodist nädal, kui te seda kuulate ja me pole nädal aega näinud ka 11. Kuidas sinu nädal möödunud senini on? Nädal on läinud linnutiivul lausa nii kiirelt, et pidin lausa ühe salvestuspäeva edasi lükkama, et tegelikult pidime salvestama eile, aga ei saanud nädalavahetusest ennast korralikult välja puhata ja ma tundsin, et ei viitsi nagu poolkõva asja siin tegema tulla, eriti kui me oleme siin esimeste episoodide juures ja inimeste arvamus meist on alles siin välja kujunemas. Ei viitsi tulla siia kohe teise episoodi magamata olekus kotid silmel. Aga tõesti, nädalavahetusel sai pidusid tehtud, kes on minu tegemistega kursis, teab ju, et ma olen DJ, millest sai siin eelmine episood põgusalt räägitud ka. Kus siis lavalaudadel siin nägi? Ma reedel olin Maasikas, Tartus oli ju Maamess, räme palju rahvast oli, Ensemble Jam esines, Maamessi nädalavahetus, keskmine vanus võib-olla klubis oli natuke kõrgem kui tavaliselt, pluss Ensemble Jam 90ndate musa on ju. Et sai Maasikas mängitud päris palju Eesti ja vanemat musa. Muidu vist nende Maamessi külastajate, osalejate üks lemmikpaik oli vanadel headel aegadel Vabank, ma mäletan. Seal neid rahabosse ikka jagus. Aga nüüd on kõik Maasikas. Ei tea, ma tean ainult Maasikat. Yeah. aga tõesti. Aga laupäeval siis Võrus, jah? Maasikas oli, ma tahaks mainida seda ka rämedalt täis, nagu isegi mõni sõber kirjutas, et nagu too much, et raske on, aga siis ma kirjutasin neile, et te olete liiga kained. Ei tasu tulla kaine autojuhina peole ööklubisse, kui ei meeldi. Ja tegelikult vahet ei ole ju nüüdseks üldse, kas meil on mingisugune üritus või mitte. Maasikas on alati suht crowded, rahvarohke. Pigem on, oleneb sellepärast, et ega meil siin Tartus ka võib-olla ütleb, et võib-olla kevadel on natukene vähem kui näiteks sügisel või mingi suvel või kunagi detsembris on ju. Eks neid tõuse ja mõõne käib ka on ju, aga me samamoodi reedel Maasika backstage'is Ensemble Jam'i liikmetega natuke lobisisime ja siis ma ütlesin ka seda, et tegelikult ei ole ju täna neid kohti või te vaidate mulle vastu, et on palju neid kohti just, et kus rahvas tööklubides või peosaalides iga nädala vahetus käib ja mitte nii, et tehakse nagu üks pidu kuus või paar pidu kuus, vaid iga nädala vahetus või mitu päeva nädalas. Neid täna on neid kohti ikkagi kahjuks saab neid nagu ühe käe näppudel kokku lugeda. Eriti meil siin Tartus. Kui vanasti oli neid nagu Tartuski juba nii palju, et said ühe käe näppudel kokku lugeda, siis täna on see asi kokku tõmbanud üle terve Eesti nii palju, et tõesti on neid vähemaks jäänud, aga saame vähemalt rõõmu tunda nende kohtade üle, mis eksisteerivad ja üks asi on võib-olla see, et võib-olla inimesed on muutunud natuke teadlikumaks, ei taha võib-olla alkoholi tarbida, on ju, ja uus põlvkond üldse, kes peale tuleb, need chillivad telefonis ja narkootikumid on odavamad kui alkohol on ju, et võib-olla see kultuur nagu liigub ja nihkub ka natukene, aga samas kui vaadata välismaale, eriti ma ei tea, Saksamaale või kuhugi, et pigem on see kultuur mitte hääbumas, vaid mingis osas ka kasvamas. Ja kas see äkki tuleb mingi hetk ringi pidi tagasi, nagu meil kõik siin elus käimas? Pigem ma täna tunnen ja tajun seda, et selline underground muusika on
kõrgemal ja populaarsem kui kunagi varem. Tekno, jah. Et võib-olla ongi seda, et seda popmuusikat on nii palju, kõik see muusika on nii perfektne ja lihvitud ja noh, liiga ilus nagu. Otsitaksegi siukest rough värki, milleks siis võib olla näiteks, ma ei tea, triibupasta või siis mingi underground muusikastiil, näiteks nagu täna on ülipopulaarne mingi siuke 140 pluss ja isegi kiirem tehno. Et nagu see on raju, ma mõtlen selle peal, ma olen DJ-na ja tegutsen üle 15 aasta nagu tegusalt ja sellist aega, kui nii kiire musa niimoodi ruulis, ma ei mäleta, aga seda on olnud nullindate, ma ei tea, esimeses pooles ja 90-ndad olid ju ka tegelikult siuke kiirema tempoga musa aeg tantsumusa mõttes ja kui on nüüd vaadata tänapäeva noorte riietust, siis see on täpselt see 90-ndate riietus või see nullindate alguse riietus, mis meile mingil hetkel meeldis, aga lõpus enam üldse ei meeldinud kellelegi. Nüüd on see tagasi tulnud ja. Ja ma mäletan isegi seda kunagi isaga käisime Soomes, kui õed ja ema oli maasikaid korjamas ja käisime seal poes ja siis oli teksapükste ostmine ja ma mäletan nii hästi seda, kuidas ma otsisin teksapüksed, mida alt laiemad, seda paremad. Ja siis mingi hetk tulid need skinny jeansid ja nüüd me oleme jälle tagasi siin, mida laiemad, seda paremad. Jaa, aga no kui tulla nüüd selle klubivärgi juurde tagasi, siis tõesti on märgata Eestimaal küll seda, et see klubikultuur ja elu on nagu võib-olla hetkel nagu languses, aga ma ei usu päris kindlasti, et see kuhugi ära kaob. Ma ei usu, et kaob ära selline kontseptsioon, et inimesed saavad kuskil kokku, lõputsevad, tunnevad ennast vabalt ja ma ei usu never, et ära kaob tantsimine. See mõte on huvitav. Siin hiljaaegu kuulsin mingisugusest teadustööst või uurimustööst ka, kus kas siis mingid teadlased jõudsid järeldusele või midagi sellist seal oli, et palju on nagu küsitud, et miks inimesed tulevad niimoodi kokku ööklubisse või kohtadesse, kus tantsitakse niimoodi tunde järjest, tantsivad võõrad inimesed ühes koos ja siis lahkuvad. Ja mingi hetk tulevad jälle kokku. Et miks see nii on, et mis inimesi nagu tõmbab sinna, et kas see on siis see soov, et sa tahad kellegagi seal kohtuda, endre produtseerida, nii-öelda paljuneda või on seal midagi muud. No, on olemas ju olnud läbi aastatuhandet, et inimkonna ajaloos, ma ei tea, šamaanlus, ümberlõkke, tantsimine, ma ei tea, pärismaalased ju ka tantsivad. Miks nad tantsivad või miks see nagu thing on? Ja teadlased on jõudnud järeldusele, et see, ma ei tea, mis on prefrontal cortex või inglise keeles mingi otsmiku ajusagar, mida iganes. See osa pika muusika ja selle ühtlase rütmi ja selle helivõngete tulemusena viib sind trantsi. Nagu delfiin või? Ehk siis sa võidki kainena sattuda tantsides täielikku trantsi. Et nagu siin on ju tegelikult viimasel ajal hästi populaarne kõik need seeneteemad ja kõik need laagrid ja asjad ja kõik need toorkakaod ja asjad. Me oleme ju näinud, ma arvan, sa oled samamoodi näinud mingisuguseid laagreid, kus tantsitakse kaine peaga keset päeva. Ma käisin Kuldses Pintslis, oli naiste õitsemispäev ja ma ütlen ausalt, et ma tundsin ennast väga ebamugavalt, sest esiteks seal oli tund aega oligi siuke mingi muusika käis ja oli see, et nagu nüüd tantsige. Alguses tundsid väga paljud ennast ebamugavalt, aga mingi hetk nad suutsid ennast vabaks lasta, lõdvaks lasta, aga mina ütlen ausalt, ma lõpuni välja ei suutnud. Esiteks mul oli kogu aeg see mõte peas, et kui ma siin silmad kinni tantsin, siis ma saan kellegi käest nagu vastu silma ja ma ei ole valmis selleks ja ma hoidsin ennast pigem tagasi. Mul niigi on ainult üks silm alles. Et juba see nagu mind piiras ja ma ei olnud nagu mõtetega võib-olla nii kohal. Kui ma eelmine kord sain neid kommentaare, et ma nihelen ja see esimene video, mis seal oli, see sisu, ma sain neid igasuguseid kommentaare kuulajatelt ja vaatajatelt, siis ma nüüd seekord hakkan saama neid kommentaare, et ma kiusan sind liiga palju. Seda sa kindlasti teed. Ma võin teile lubada, et kui kaamera ja mikrofoni töötas, ta kiusab mind rohkem. Jah. Laupäevas, siis olid Võrus, jah?
ja ma tahtsin rääkida ikka edasi sellest transis olekust. Et ühesõnaga, kui te nüüd olete suur tantsija ja tantsimas käia ja te lähete nüüd järgmine kord, ma ei tea, klubisse tantsima ja te olete tunde tantsinud seal, siis mõelge selle peale, et kas te võisite olla vahepeal mingisuguses transilikus olekus või kas midagi juhtus, tundsite te ennast kuidagi teistmoodi, kas see tantsimine, pikaajaline tantsimine pani teid kuidagi teistmoodi tundma? Minul on kunagi meeldinud 20-ndates küll väga tantsida. Miks te maasikas ei tee kainet pidu? Paaris saab ainult vette. Sest tegemist on ettevõttega, mis toodab kasumit. Selles mõttes, et veel küsimusi. Jah, ma jäin praegu mõtlema. Igal inimesel on võimalik teha kainepidu. Vett müüakse maasikas erinevat pudelis, püstolist, kraanist saad niisama. See ei ole vaata see, kui sul on ümberringi suuksed. Miks? Oleneb inimesest. Võib-olla ma ilmselt ennast kaine peaga tunneks palju vabamalt seal maasikas kui seal sellel üritusel, nii et selles mõttes jah, see on aus väljatoomine. Kaine peaga tunneksid sina ennast vabamalt. Klubis ümbritsetud purjus inimestest, kui seal kaine peaga kainet inimeste seltskonnas. Et purjust inimeste juures tunned ennast vabamalt? Nad ei mäleta homme, vaata. Järgmine päev. Või no, mida seal mäletada? Ehtel tantsis. Aga ikkagi. Kus sa tavaliselt tantsid? Tantsuplatsil või laua peal? Ei ütle. Aga jah, nädalavahetusel kõva möll siin. Oled sa üldse möllumutt täna enam? Rääkisid, et 30 ja tervis ja asjad ja tihti peal käid siis? No praegu ei käi. Me siin esimene osa, mis meil kaduma läks, rääkisin ka sellest, et viimane kord, kui ma alkoholi jõin, oli 14 veebruar ja nüüd siis 2,5 kuud sai täis, kui ma polnud... Sööberipäeval siis? Kui ma polnud, jah, sõbrapäeval, jah. Siis oli Saimon puldis. Jah, sa käisid maasikas ju? Käisin maasikas. Ja oli jah. Ja nüüd 2,5 kuud on siis mööda läinud sellest, kui ma viimane kord jõin ja nüüd siis laupäeval otsustasin juua natukene, aga natukesest sai palju, 1,5 pudelit prosekot ja jõin siis... Tahtis öelda Hansat, aga ütles lõpuks prosekot. Oi jumal, Hansaga ma arvan, ma oleks nüüd mõlemast silmast pime juba, aga põhjust oli tähistada. Valest viinaköögist ostad siis, kui pimedaks jääd metanooli mürgitus. Aga ühesõnaga... Hansa on ikka väga puhas kraam. Mis ma tahtsin öelda on see, et oli põhjust tähistada, sest minu sünnipäeva film sai valmis, mida me siis sõpradega koos vaatasime ja siis selle... Sinu eluloo film või mis sünnipäeva film? Sünnipäeva film, kus me nädal aega jõime pildituks. Filmi pikkus tuli 2 tundi 15 minutit, see päevavalgust ei näe. Ei olnud ju iga päev maani täis. Nagu ma sulle mainisin ka, siis meil hommikul algas seal pitsi tekiilaga juba, nii et see oli siuke nädal aega. No, mina ei tea nii palju, kui mina olen käinud. See on ikkagi see, et esimene päev võib juuakse, teine päev juuakse, aga sa ei ju... Sa võid selle pitsi võtta, aga kas sa jääd purju sellest ja palju sa 3. päeval ikka... No ta lõpuks ei mõjunudki enam, sa jõid nagu vett juba seda tekiilat. Jah, ma ei ole sinuga käinud kunagi kuskil niimoodi joomas ega reisil ega midagi. See on ohtlik. Võibolla jah. Ja mida ma ka tõdesin peale seda reisi on see, et kui mina alkoholi vähendasin meeletult, siis enamus minu sõpradest, kes seal reisil kaasas olid, need tegid kaine perioodi, nii et kõik tegid omad järeldused sellest reisist. Aga laupäeval, või tähendab, kui me sellest reedest rääkisime, sul oli maasikapidu, siis oli tõepoolest rahvast veel meeletult palju, sest maamess oli ka, maamessile sa jõudsid? Tunnistan ausalt sel aastal ei viitsinud minna. Mina käisin, oleks võinud ka pigem kodus olla, maamess oli... No olgem ausad, see on küll tore sündmus, hästi palju rahvast käib, lõbus on käia ikka, tore vaadata, mida iganes, aga me ei ole sihtgrupp. Me ei ole kindlasti mitte selle messi sihtgrupp, nii et ärge nüüd võtke meie sõnu selles mõttes nagu kuldreeglina, et see kindlasti kõikide inimeste jaoks ei ole nii.
kindlasti on maamehi, kelle jaoks on see aasta sündmus. Lihtsalt mina lähtusin sellest loogikast, et kui ma eelmine aasta käisin, ma nägin seal täpselt 27 looma ja see aasta ma nägin 10 looma, nii et sellepärast ma olin väga pettunud, ma lootsin näha 40 looma. Nagu mis mõttest läheb iga aastaga see looma ala väiksemaks. Tõsiselt lugesid kokku need loomad? Ei lugenud tegelikult. Mõtlesin, mis kuradi autismispekter see veel on. ADHD või ATH, ma ei tea, mis kuradi... Loeb kanu. Ma pean piiksutama hakkama. See nagu maal saad üldse ei käia, see on mingi vihik. Naabril oli 13 kana, 8 kassi. Ma ei tea, mis maainimestel on. Jah, naabritega seoses mul tuli üks lugu meelde, aga seda ma ei saa siin rääkida, ma räägin sulle pärast. Mis lugu, kus, mida? Mul naabritega seoses. Aga see ei ole siia. Kas see on see lugu? Mul naaber lendab. Ei. Mu ülemise korruse naaber viskab minu aknast sisse kive. Härra, te olete 9. korrusel. Jah, ta lendab. Mäletad seda videot või? Pole näinud. Sa pead mulle jälle saatma. Peale igat korda, kui me siin salvestame, siis Simon jälle saadab mulle mingeid videoid Messengeri. Ta harib mind selle nagu võsapetsi osad ja kõigega, et kõik, mis mul on nägemata, siis Simon saadab. Ei no, selles mõttes ma olen näinud kõike seda just mingit sellist kullafondi, aga ma ei ole näinud kõiki neid mingid, ma ei tea, mis need on, mingid uued telesaated. See on minu ala. Maskita lauljad, kostüümis lauljad. Et nendest ma ei tea ausalt juba aastaid midagi ja minu meelest väga ebapopulaarne arvamus võib-olla, sest reitingud ütlevad ühte asja, aga samas inimestel on alati tsirkuse leib meeldinud. Minu meelest on lihtsalt nagu äärmiselt natuke nagu veider ka, et pühapäevasel primetime'il meie Eesti tuntud mehed riietavad ennast lambist naisteks ja teevad mingid drag show'd. Minu arust on nagu veider. Mis saates sa räägid? On ju need mingid, kus kehastatakse mingit teist lauljat või kedagi. See on see, ma ei ole seda saadet näinud. Ja nagu ma ükskord hakkasin mõtlema, et nagu see on nagu märkamatult saanud nagu teemaks või it's a thing now, et kõik meie tuntud popstaarid, muusikud, näitlejad käivad sealt telesaatest läbi ja mingil hetkel teevad paar korda dragi nagu. Tegelikult see on ju drag show. Ei ole või? Ma ei tea ka sellest asjast nagu midagi. Ma lihtsalt nagu hakkasin mõtlema, et mis ajast see nagu teema on. Mitte, et mul selle vastu oleks midagi, aga nagu minu jaoks, ma ei tea. No mina vaatan ikkagi nagu selliste igaüks vaatab seda, mida ta tahab. Jah, mina vaatan neid vanu häid tegijaid, Seppo Seeman, Kristjan Jõekalda, Teet Margna, kõik nende saated, ei pea pettuma. Kas on mingid uued saated või sa vaatad Teedu ja Kristjani vanu asi? Kuninga käsul Taskmaster on nüüd iga pühapäev. See on see mingi mis on nagu juba tegelikult mingi pika ajalooga saade kuskil rahvusvaheline. Aga jõudis Eestisse nüüd lõpuks. See on tõesti süke tore vaatamine. Jah, nõustun sellega, et võiks seal olla osalejate seas ka mõned koomikud, et to spice things up. Ma olen kuulnud selle teemat, et seal jälle samad näod on. Aga samas Seppo, jällegi, Sepot ma ütlen, et ei ole nii palju. Kui Seppo vahepeal kuskil käib, nii palju kui mina näinud olen, teda nii palju ei ole. Et Sepost mul ei ole näiteks üle visanud, aga nagu ma ei taha nagu öelda kellegi nime või midagi ja ma ei tee neid kuidagi nagu kehvemaks selles, mida nad teevad, aga lihtsalt nagu minu jaoks on natuke liiga palju neid ja ma ei saa aru, miks nagu eelistatakse ainult samu inimesi. Kui vaata, tead, meil siin Eestis veel väga ägedaid inimesi. Meil on tegelikult tohutu hulk ägedaid inimesi. Aga meil on ikkagi Eestis see vennapoja poliitika natukene igal pool sees. Meil on see onupoja poliitika ja meil on ka natuke see gatekeeping on teema. Jah, et hoiame oma... Mingid tüübidega hoiavad neid väravaid kinni kogu aeg ja teevad neid paukile ainult siis, kui keegi helistab mulle. Ja natuke nagu sõgedaks on läinud ka see, mis tegelikult sotsiaalmeedias toimub. Kogu aeg on mingisugune draama, kogu aeg kedagi canceldatakse. Küll on meil siin mingid Magda Beauty'd, siis on meil Isto protsent, nüüd on meil mingisuguse Sneakursi firmaga. Ühesõnaga draama. Sneakursi firma? No ühesõnaga mingisugune Sneakurs. Sneakurs. See siru Sneakurs. Sneak.ee või ma ei tea, mis ühesõnaga olid mingid jalanõusi müünud siin ja nagu... See oli see teema, et kuskil keegi ostis mingid jalanõud ja siis ütles, et
Kukid, jah. Jah, et kas need on fake'id, kirjutasid, et need öeldi, et ei ole ja siis tuli välja, et ikkagi on. Saata, aga siis firma ütles, et 10% jätab endale sellest saatmisest. Ühesõnaga, kuidagi nii palju on midagi toimumas kogu aeg. See on nagu nii suur black, et nagu kus nagu kas tarbijakaitse saab võtta ära mingit luba või? Samas, kui sa eraisikuna nagu ostad, sa peaks saama selle raha. See on Euroopa Liidus kirjas, et saad raha tagasi. Nagu Euroopa Liidus on keelatud müüa fake asju, jah. Fake salakaupa. Ehk siis sa müüd ja sa kinnitad, kui klient küsib, et see on originaal, aga tegelikult see on ikkagi fake. Minu meelest see asi peaks piirduma ainult sellega, et inimene saadab oma asjad tagasi, me võtame selle sealt kodulehe pealt maha. No ma ei usu, et nad ei teadnud seda, et see on fake. Lööme maha. Sorry, vabandust tõesti, kui ma kellegi liiga teen, aga no ma ei usu seda. Never, et ei teadnud, et see on fake. Sa arvad seda või? Nad ei teadnud. Ma ei julge midagi väita, ma siin veel ei tahaks. No vaadates, kuidas need ettevõtted on käitunud. Siis pidi keegi neid omakorda tüssama, konkreetselt tüssama. Et see on ju sisuliselt, ma eeldan, et see on ikkagi dropshipping. Et see ei ole see, et neil on kuskil mingi siin Eestis oma ladu. Aga samas, kui me nagu... Nad saadavad sealt välja, vaid need ise ikkagi, kui sina teed tellimuse, nad tellivad välismaalt ja see läheb otse sellele inimesele, see ei käi nende juurest läbigi või käib nende juurest läbi, panevad mingi oma selle šnikursi kleepsu sinna peale ja no kui me oleme 2 jalaga maa peal, siis me saame ju tegelikult aru sellest, et kõik need kutsid-mutsid, kõik tulevad ühest samast kohast lihtsalt. Ja see oli ju eelmise aasta teema. Yeah. See, kus USA kehtestatud sanktsioonide peale backfire'is siis Hiina nii-öelda see must turg ja kõik see, kus siis avalikustati, et kalge, aga näed, davai. Et panete tariifi peale, okei, davai, me hakkame teile siis müüma neid brändikaupu ja asju tegelikult selle hinnaga, mis on aus ja see oli päris raju, kui sa vaatad, et mis iganes, ma ei hakka nüüd neid brände nimetama, aga noh, need kõik brändid, mida me kõik teame, läbi aastate tuntud brändid toodavad siis väidetavalt kõiki oma tooteid, ma ei tea, kas siis 90% ulatuses, noh nii-öelda siis, et see toodet tehakse 90 või 95% valmis Hiinas, tehases tuleb siis, ma ei tea, Euroopasse, Itaaliasse, Inglismaale, whatever kuhu, seal pannakse siis külge see embleem ja seal tehakse siis lõpse, võib-olla ka mingi pakenduse ja asjad. Ja ka toodetakse ikkagi seal Hiina tehas. Ja see tootmiskulu on nagu meeletult väike. Ja noh, real thing on olnud ka see, et hästi ilusad Instagrami tüdrukud ja need mingid OF-i tüdrukud käivad seal Dubais ja teenivad raha. Dubai šokolaad, jah. Musta töö tegemisega, ütleme niimoodi, et keritakse varrukad üles ja hakatakse seda musta tööd labidaga tegema. Ja mõtle nüüd, kui sa olid see musta töö tegija seal, no kes on kuulnud seda, noh, võib-olla rohkem konteksti luua, et miks Dubai šokolaad trendis? Out of nowhere. Mina, nii palju kui ma kuulnud olen... See on üks väga rõve konspiratsi. Jah, nii palju kui ma olen kuulnud, siis lugu selle taga ongi see, et see Dubai šokolaad hakkas levima sealt sellest rõvedast kohast ja et seda Dubai šokolaadi nii-öelda... Ühesõnaga rikkad Dubai härrasmehed maksavad siis ilusatele tüdrukutele, kes tulevad välisriigist blondide juustega, et teha igasuguseid rõvedusi ja seal juures siis... Fekaalidega igast asju. Ja kuna see hakkas nagu Google'is trendima, siis oli vaja kuidagi see trend ära siluda ja mõeldi välja Dubai šokolaad, et väidetavad siis see niimoodi trendis juba YouTube'is, et see, või mitte YouTube'is, vaid üleüldse internetis, et see sealt niimoodi välja ei tuleks. Selline on conspiracy. Sa oled Dubai šokolaad ise proovinud kõige seda originaalsemat? Rewind! Ma just mõtlesin nagu, mitte seda, mis nagu vaid seda, kus seda Dubai šokolaadi, kus on siis pistaatsia, see kõik. Ära hakka oma story't rääkima, mul on ju, ma olen juba nii pika pinna siia loonud, ma räägin ju seda tüdrukut ja seda koti teemat. Oled söönud? Jaa, olen Dubai šokolaadi proovinud. Maitses? Liiga magus. No ma ei ole ka jällegi õige mees hindamast, mulle üldse väga magusad asjad ei meeldi. Ma ei söö väga palju magusat, aga tulles tagasi nüüd selle teema juurde, et kui sa olid see raske töötegija, kes varrukad üles Fekaalise super.
mõtle, sa ostsid nagu võib-olla päris palju mingit disainerasju endale selle raha eest. Võib-olla sa otse ei saanudki kohe ainult sulli, sa said võib-olla ka nagu neid disainerasju kohe nagu. Ja siis võib-olla need disainerasjad olidki, küll, noh, seal olid nagu hetkes murdusid, tavai, andke see rusikas siia, või ma ei tea, kuidas see käib. Ei ole ise näinud. Ja siis läheb mingi aeg mööda, härra Trump paneb tariifid peale ja siis sa näed, et see kott, mille nimel sa tegid rasket musta tööd, maksab 25 €. Vot see on halb aja manageerimine. Ma oleks tahtnud vot seda nägu näha, mis ta selle peale tegi, kui ta sai seda teada versus see nägu, mis ta tööd ees oli. Aga seda avastamise nägu, vot seda reaktsiooni, vot selle eest ma võib-olla teen kurat, no ütleme ausalt, see on veits magus. Seda tahaks näha. No ma arvan, et nad elavad oma mullikases selles mõttes edasi, et ei, need on ikkagi originaal. Very expensive. Kuule, come on, ja mida me siin kujutame ette, nad ei ole ju kursiski. Nad ei loe uudis. Nad ei ole kursiski päevakajast. Oh my god. See on ikka raju. Mul nagu võtab isegi taastumiseks võtab aega natuke sellest teemast. See on nagu Ma vaatan, et me oleme tubli 1:15 juba siin salvestanud ka. Tahad ära lõpetada? Ma arvan, et tänaseks võib-olla selle jutuga võiks need otsad kokku tõmmata. Kas me saime kõik räägitud? Kas me saime räägitud selle ka, et mis meil Lumioravaga? See on meil rääkimata veel. Me pidime kohe peale Voice'i rääkima, aga nagu ikka, elu on ettearvamatu täis. Podcasti jumalatel on omad soovid ja tahtmised. Ja, nii on. Jah, nagu me siin esimeses episoodis siin flirtisime mõttega, et Lumiorav võiks vabalt olla küll meie sponsor. Tegime ära episood 2 ja Lumiorav on ametlikult meie sponsor. Oota, kas ma selle aplausi saan siit kätte või? Ja kui Lumiorav on meie sponsor, siis see tähendab seda, et meie saame ka meie armsaid kuulajaid, jälgijaid õnnistada kõige sellega, mis on meieni jõudnud. Nüüd on teie kord, armsad kuulajad, haarata oma telefon, võtta Šaakalid podcast lahti Instagramis ja hakata häälsõnumeid meile usinalt saatma. Või siis pane käima tööle oma nobedad näpud. Gmail on ootamas kõiki kirju, šaakalid@gmail.com ja nagu öeldud, ootame kirju erinevatel teemadel. On teil mõni õpetlik tervisemurelugu näiteks, võib-olla on teil mõni peolkäigu lugu, mis on eriti humoorikas ja isegi suudab Simonit üllatada, kuigi ta on 20 aasta jooksul päris paljusid asju näinud. Siis kõik need lood, voice'id, kirjad, mis meieni jõudnud on siia podcasti. Meil on ju tegelikult tulnud ka juba kirju. On küll, aga me täna läks nii. Aga kuuleme ära selle. Meil on ju tegelikult tulnud esimene voice ka ju. Või me ei kuulanud ju seda praegu. Me episoodi alguses ju rääkisime sellest, et me salvestasime ühe korra. Kas me kuulasime seda eelmise salvestuse? Me kuulasime seda salvestus alguses. Väga hea. Ja meil on see olemas. Sest tõesti, kes ei saa praegu aru, me oleme topelt salvestanud täna juba, meil on see rookie mistakes on sees ja me mälukaartsed. Meil on veel mõned voice'id, aga ma neid täna ei hakkaks ette laskma, sest nad ühilduvad eelmise saate teemaga, milleks oli siis peolkäigu äpardused, ehk siis seda natuke palju saanud ja tegelikult need natuke juba korduvad ka sellega, mida me eelmine saade arutasime. Ühesõnaga teie ülesandeks siis pange kirjad teele, voice'id teele ja meie Simoniga siis igas saates valime välja parima, võib-olla te oletegi ainukesena meil parim, nii et pange teele ja Lumiorav siis meiega koostöös teid premeerib. Mina olin nii positiivselt üllatunud, et tuli kohe meil meeletult tagasisidet selle peale, mis me oleme postitanud ja tore on
tore on, et inimesed ütlevad sõnu, et te olete nüüd kindlasti minu Eesti top podcast'ide hulgas. Iganädalane kuulamine on garanteeritud ja nii edasi, et väga positiivne on, et nii kiirelt juba mingid inimesed on meid leidnud ja me neile meeldime, mis siis, et me oleme siin tegemas alles neid rookie mistake'e ja oleme seda õiget sellist YouTube flow'd siin podcast'is alles otsimas, et tore on kuulda, et inimestele juba meeldib kõik see tagasiside, kõik need kirjad, mis on tulnud, üks voice või oli neid sinu poolest? Ei, neid on veel. No mina olen ainult ühte kuulnud, no väga mõnus ja meeli erutav oli kuulata seda, et tõesti, andke meile tagasisidet, ärge põdege, te võite ka niisama lihtsalt kirjutada või öelda meile, et te olete cool'id ja pange samamoodi edasi, siis me saame sihukest vahetut tagasisidet ja motivatsiooni seda asja teha. Sest olgem ausad, no me tuleme siia sinuga ikkagi etel vabast ajast. Mina tulen jala siia iga kord. See on 6 kilomeetrit. Nii palju raha, et autoga tulla, et mingi raha teenimise projekt see meie jaoks ei ole ja kindlasti teeme seda sellepärast, et meile meeldib seda teha ja me tahame seda teha. Seega see teeb eriti meile rõõmsaks, kui ka inimesed tahavad seda kuulata. Ja kui sulle see video ja podcast meeldis, siis pane bell notifications ja ma ei tea, mis nad veel ütlevad. Eelmine episood kõik rääkisid, et kuidas minu sõbrad ja mõned võõrad inimesed ka, kus ma nihelen toolis. Nii et kui see episood ka midagi tähele panete. Et siis võite kommentaariumis märku anda, võite julma panna seal, öelda otse asjadest nii, nagu te arvate. Ja miks mitte, kui teil on... Me ütleme samamoodi vastu, mida me arvame. Ja teine siin see, et nagu taaskord ärge võtke meid liiga tõsiselt. Jah, seda ka kõik, mida te siin kuulete, see ei vasta tõele. See on meelelahutus. See ei ole õhtune kella 9 AK saade, kust saate tõepäraseid või moonutatud või vähem moonutatud fakte kuulda. Ja kui teil näiteks on mõni hea küsimus meile, mida te tahaksite teada, siis võib-olla selle hea küsimuse eest me saame teid ka premeerida. Ja sotsmeedia, kas sa seda mainisid, et sotsmeedia kanalites hakkake jälgima ka sellepärast, et me teeme seal kindlasti ka Lumiorava loosi. Nii et ilmselt tuleb neid loosi siin päris mitu. Lumioravaga on meil head suhtled jätkuvalt ja aina paremaks need lähevad. Nii et kindlasti siin Lumioravaga hakkab juhtuma ja no miks mitte siis ka siin võtta oma podcastile sponsori toetaja, kes tegelikult on ka hea. Et ma olin vanasti nende igasuguste suhkrujookide sõltuvuses täielikult ja kõik see kehakaal ja kõik see oli nagu nii mõjutatud sellest ja ma olen seda võõrutusteed läbi käinud nüüd juba varsti 2 aastat ja sisuliselt väga vähe tarbin neid igasuguseid kokasid ja asju. Pigem ongi nüüd esile tõusnud nagu sellised jookid. Kujutad ette, sa võtad ühe selle pudeli limonaadi ja sa jood sisse endale 40 grammi suhkrut. Kas sa oled reaalselt ise oma silmaga ära kaalunud, palju on 40 grammi suhkrut? Tee seda, sa saad šoki, kui sul on ka probleem. Ja nüüd üks asi veel. Söö see 40 grammi suhkrut kohe niimoodi lusikaga sisse. Jah. Su keha ei pruugi seda sellisel kujul isegi vastu võtta. Aga nendes limonaadides asjades on nagu lisaained, mis siis aitavad su kehal seda seedida ja et su keha ei lähe kohe nagu paanikasse, et mida perset sa mulle nüüd andsid ja kohe siis nagu väljutab nii-öelda nagu peakski olema, on ju. Aga ei, see on tehtud niimoodi, et see suhkur jääks sinusse. Aga no see selleks, no igal juhul igaüks teeb omad valikud. Need suhkrujoogid olid, ma mäletan ka väga head. Täna on nagu, ärge saage valesti aru, vahepeal ikka jumala hea võtad selle mingisuguse külma Coca-Cola purgi. Ma ei tea, mingi toidu või grillliha kõrvale või whatever. Mingil hetkel on see ju mõnus. Jah, mulle meeldib pitsa kõrvale süüa Coca-Colat. Süüa Coca-Colat. Aga no seda saab ka süüa. Oled sa näinud neid videosid, kus keegi valab pudeli Coca-Colat panni peale või potti ja siis hakkab seda nagu redutseerima ehk siis nagu aurustama seda vedelikku. Jääb alles ainult see suhkur plönn, mis on sisuliselt välja nagu mingi naftatükk kuskilt maapõuest, puurkaevusest. Mul just sõbranna lapsed tegid seda Coca-Cola jellit, panid sinna mingit jellipulbrit või ma ei tea, kuidas nad tegid ühesõnaga lõpuks pigistasid pudeli. Tead, mis asi on jellipulber? Noh, kuidas seda saab? Kuidas saab kummikomme ja kõike seda, mis on nagu jelli? Seda me rääkisime proovi episoodis. Rääkisime? Jah, sa rääkisid mulle nendest putukatest.
ja kuidas punast toiduvärvi tehakse. Ma ei mäleta, see mingi mis iganes E200 vaate, ma ei ütle, mis see on, aga mingi E-aine. Ja kui ma sain teada, kuidas seda E-ainet toodetakse ja see mingi hetk on see olnud nagu kõikides asjades, kus on punast tooni, absoluutselt kõikides asjades, mis on nagu toiduasjad, kus on punast tooni, mis on nagu fabritseeritud asjad. Ühesõnaga mingid satikad kuivatatakse ära, jahvatatakse ära, prussakad sõna otseses mõttes guugeldage, näete neid prussakaid ise ja siis saab seda ilusat punast erka toiduvärvi toota sellest, nii et põhimõtteliselt me kõik oleme prussakaid siin söönud. Just disgusting mõelda seda. Aga tõesti, see on nagu nii suur teema, ma arvan, me võiks sellest nagu terve episoodi teha. Kas sa oled näinud episoodi või mingeid videosid, kuidas mingid tüübid teevad labori tasemel näiteks mingisuguse toote, mingi küpsise või mingi kommi või mingi siukse asja. Et kui sa hakkad vaatama neid mingite asjade ingrediente, seal on palju igast keemilisi asju ja need ei ole ju siuksed asjad, mida sa lähed korjad puu otsast laborisse ja paned katseklaasi ja siis segad kokku mingisuguse maitse või mingisuguse asja, mis püsib koos ja mis maitseb hästi ja mille konsistents tundub hamba all nagu söödav ja mõnus on ju ja võib-olla isegi isu äratav on ju. Need videod algavad niimoodi, et tüüp võtab kuskilt mingi penoplasti küljes selle plastikutüki, paneb kuskile katseklaasi, hakkab seda seal kuumutama, tegema sellega mingeid keemilisi protsesse, võtab kuskilt mingisugust teise, mingi täiesti ajuvaba keemilise asja ja võtab siis nii-öelda selle mingi aine sealt välja, mida on siis vaja selle mingi asja tootmiseks, mingi toidu asja tootmiseks teha. Ma ei ole näinud ühtegi videot, kus ta ise lõpus neid asju sööks, aga need jah. Üldse ei imesta. Et kuidas tehakse asju, tegelikult kõik on ju laborist tulnud, nii et meie soovitus teile on see, et kui te lähete toidupoodi, siis ostke seda, mille koostisosades on asjad, millest te aru saate. Kui midagi on seal, millest aru ei saa, siis pange see käest ära. Seega eelistage kodumaist, jooge lumioravat. Ja ma vaatasin kas seda statistikat meie kuulajate hulgast, kust meid vaadatakse, sa vaatasid ka? Mina ei ole nii kaugele. Mina vaatasin, päris üle maailma vaadatakse meid, eestlased jõuavad igale poole ja palju oli inimesi, kes vaatavad meid Soomes. Tervitused soomelaistele. Ja terve tuloa ja lumiorava on tegelikult olemas Soome turul. Nad seda Eestis küll otseselt reklaami ja promosse ei ole vajalik ju, aga tõesti lumiorava on nii Eestis kui Soomes minu teada ja Soome oma on võib-olla natuke teise tekstiga ka siit pealt, nii et eestlastele, kes meid Soomes kuulavad, te saate ka lumioravat osta, ei ole vabandusi, et ei tarbi. Jah, aga selline oli Šaakalid podcasti teine episood. Loodan, et teile meeldis. Kui midagi ei meeldinud või kui väga meeldis, kirjutage meile. Ja järgmise korrani. Kohtume juba tund aega vähem kui nädala aja pärast. Jopen puhna.